stüüts kõrdalas diid, ei tämissas uudakaus. Sealt paigast ja lüväkike, mis süämel armas on. Seal paigan võimia ikke. Üts paigake ilman on viil, üts paigake miu. Täna me tutvustame laiemalt siis rahvale meie uisulaeva, mis on saanud endale kuju. Eelmine aasta oli ta veel paberi peal ja siis oli veel raske kirjeldada seda, kui suurt asja me teeme. Aga tänaseks on siis laev saanud oma mõõtmed siin samas uisukojas, siin kus ta on ka ajalooliselt viimased 400 aastat vähemalt ehitatud. Ja viimane laev valmis täpselt 100 aastat tagasi, 1910. Ja nüüd on just õige aeg see taas see legend esile tuua ja loomulikult on see laev kogu Väinamerele suur sümbol olnud. Ja selle laevaga me loodame, et me näitame jälle Muhu rahvast kui mererahvast. Et see vahepealne okupatsiooniaeg ja kõik on purjelaevandus kõvasti kahandanud siin saarel. Ja see uisulaev saab olema siis Eesti kõige suurem pärandkultuuri alus. Ehk siis ta on Eestis välja kujunenud laevamudel ja tema mõõtmed on omataolisest kõige suuremad. Alguse sai see laevamudel tegelikult viikingi ajast ja siis ta oli palju sihvakam. Viimased 200-300 aastat siis veeti sellega kaupa ja siis oli laeva kerega palju laiem juba ja sõdimist enam ei toimunud selle laevaga. Et algselt oli selle laeva nimi siis Huisk, mis has-täht oli ees ja seega ta tähendas ussi või ussilaeva. Praegu on tema kirjapilt ilma has-täheta ja siis aetakse segamini seda sporditarvetega ehk siis uisutamisega jää peal ja meilt väga tihti küsitakse seda ja nii ajakirjanduses kui isegi mõni tuntud ajaloolane on väga rumalalt küsinud meilt seda, et kas me ikka hakkame jää peal sellega liikuma, aga kurvastuseks on see ikkagi üks purjelaev. Ja ma arvan, et see rõõm ei ole tõesti ainult mitte meie uisuühingu liikmetel, vaid kogu Muhu rahval, kui see laev ükskord siin merel sõidab. Ja loodame, et sellest saavad kõik ka suurt kasu ja me igatahes oleme seda meelt, et sellega peaksime ka Muhu rahva kauneid mustreid ja tooteid tulevikus igale poole kaubitsema ja tutvustama. Tema mõõtmed ja kuju on ka erilised, sest et ta on väga lai alus ja samas ta on väga madala süvisega. Tal on 1 meeter süvist, selle laevaga võib sõita laidudele madalates merelahtedes ja selles mõttes oli ta asendamatu siinkandis. Ja kui pärast esimest ilmasõda olid aurukid kõik minema viidud saari poolt, siis uisk pandi uuesti käima sellel lihtsal põhjusel, et see oli laev, mis oli ennast tõestanud mitusada aastat ja nii ka meie leiame, et ta väärib oma kohta ka tänapäevases laevanduses Eestis. Meil on laeva ehitus jagatud 2 etappi, et esimene etapp on just nimelt luukere ja siis luukere peal on plangutus veel. Ehk siis selle aastaga me saame valmis selle laeva põhikere ja järgmisel aastal, kui meil nüüd leidub piisavalt toetajaid, siis on ka võimalik ehitada tekipealne ja taglastus ja siis on juba laev vees. Et see aasta on ta veel maapealne
avatud tekiga uisk, mis oli siis arhailisem mudel, ja see kinnise tekiga kuterpurjestusega laev loodetavasti on siis ülejärgmisel aastal siin väina vahel juba seilamas. Tänane päev on kuulus üle ilma muinastule öö poolest, õigemini mitte päeva poolest. Et tänasel õhtul me avame küll siin uisukoja, kuid see pidu läheb kiirelt edasi juba rannas muinastulevalguses ja sealsete kommete järgi siis. Meie soovisime tänasel päeval, kuna laev on just sinna ikka jõudnud, kus teda võib juba rahvale tutvustada, näidata seda merendustraditsiooni laiemalt, et tänapäeval paljudes kohtades tehakse ainult muinastuld, aga siinkandis ehitatakse ka laevu, et loodetavasti see teeb selle päeva põnevamaks. Kell 8 avatakse siin uisukoda, kuid juba pool tundi hiljem saabub siia Ratsanike saatel rongkäik. Kohale on kutsunud Muhu muuseum omalt poolt siis 20 erinevat muusikut üle Eesti, kes esitavad siin põnevaid repertuaare. Samuti on rahvatantsijad ja Ratsanike abil antakse üle vabadike kiri, mis valmis koguva rahva jaoks 1532. aastal. Sellega anti koguva rahvale vabadus ja ühtlasi võimalus alustada uisulaevaga mereliiklust siin Väinamerel. Seetõttu me peame oluliseks, et esimene kiri, mida me uisulaevaga teisele poole Saaremaale viime, on just see sama koguva vabadike kiri. Me tuleme Koguvast siia uisusadamasse ja meitel on tähtis ürik kaasas. Kes ei kuulnud meie tee alguses, meil on siin mitmesaja-aastane dokument ja meil oleks soov ja palve, et uisumehed, kui nad oma laeva lõplikult valmis saavad ja merele purjetavad, selle kirja kõikjale randadesse viiksid. Üle maailma. Üle maailma. Esialgu aitab Saaremaast ka. See ongi juba üle maailma. Selles seisab, et Koguva mehed ja naised on jätkuvalt vabad. Urraa! Kiri pealikule. Kes on pealik? No vähemalt uisuseltsi esindaja. Palun võtke Koguva vabaduskiri oma hoolde. Me paneme selle uisukotti. Ja peagi peaks saabuma ka uisukaart, mis näitab teile, millised marsruudid meil plaanis on. Ja siis edasi läheb üritus juba lõbusamaks. Toome välja kindlasti ka uisuõlu. Veel lasta, siis on, et üle läheks. Nüüd on õige. Uisuõlu on vähemalt laulude järgi leidnud alati endale koha laeva ahtris ja ütleb laulgi, et ei rõõmusta mind mootorpaat, vaid uisuahtris õllevaat. Ja kindlasti
saab ka rahvas külastada meie uisusauna. Nii nagu uisk on kummalise nimega, on ka uisusaun kummalise nimega. Seal meremehed ei käinud ennast mitte pesemas, vaid hoopis seal olid ööbimiskohad, narid ja seal oodati ilusat ilma. Ja täna saab seal ka kirjutada tindiga oma mõtted paberile ja siis kui laev on valmis, siis nii nagu ta algselt oli postilaev, peame rahvakirjad Saaremaale, kus nad siis võib-olla rändavad ka Pöide kirikusse, kus nad tõenäoliselt algselt aset leidsid. Ja muinastuli on siis õhtul siin samas Koguva rannas, kus Vanasilla nukalt käis kõige tõenäolisemalt esimesed uisud Saaremaale. Vahtna sadam, mis siin väheke kaugemal on, tekkis 17. sajandil. Nii et traditsioon on selle kohaga väga tugev. Aga selleks, et niimoodi seda siia painutada, seda planku on siin näha ka aurukast. Seal siis keedetakse ära see plank enne ja siis väänatakse peale. Miks me valisime lehise? Ajalooliselt on see olnud mänd, aga lehis on selle tõttu, et ta näeb küll samamoodi kena välja nagu meie kohalik puu, aga ta peab kauem vastu. Aga tammepuu on siin kohalik ja kes käis talvel emapuu langetamisel, see siis teab, kus kohast ta on juba siia tulnud, samast Koguva metsast. Ja kui nüüd hästi läheb, siis järgmisel aastal saame selle rahastusega lisa veel ja sellega siis tekiehitus ja taglastus võiks järgmise aasta lõpuks valmis olla.